ma tegin ära. Mul on load. Appi, mul on siit kõik. Mis see on? Ma tegin ära. Ma saingi tehtud. Tere hommikust. Täna on 5. august. Teile vaatab vastu lubadega naine. Ma ei ole ronginaine. Ma olen lubadega naine, kes sõidab autoga. Selles suhtes. Ma ei tea, ma vist nüüd hakkan, ma nüüd hakkan vist seda igas vlogis mainima, et ma mitte, kui ma nüüd tutvustan ennast, siis ma ütlengi tere, mina olen Maarja, mul on load. Et ütleme niimoodi, et ma olen nagu ise ka šokis sellepärast, et nagu ma arvan, et eelmisest vlogi lõpus nägite, siis minu usk, teda polnud, teda lihtsalt ei olnud enam. Ja ma konkreetselt ütlesingi, et kui ma seekord nüüd jälle läbi ei saa, siis ma annangi alla. Ja ma olingi sellise suhtumisega ja mul oligi juba niimoodi, et siis 13 teooriaeksamit ja 7 sõidueksamit hiljem mul on load. Me käisime siis Paides tegemas, on ju, sest see oli nagu nüüd esimene koht, mis ta mulle ette andis. Ja see oli selles mõttes igatepidi nii vedamine. Ma ei teadnud üldse, et Paides saab isegi teha, minu meelest see oli mingid teised linnad üldse, mis ta mulle nagu on andnud ennem selleks variandiks. Ja Paides ma siis mõtlesin, et okei, et Jõhvi me läksime niimoodi, et me sõitsime ise seal läbi, on ju, mis oli ka okei, sest et Jõhvis oli küll, ma ei tea, seal ei olnudki mitte midagi kuidagi. Aga eelmine kord Jõhvis mul oli see, et mul ei olnud vigu, aga mul läks selle ülesandega aeg läbi, sellepärast, et ta viimaseks ülesandeks ütles mulle, et tee nüüd paralleelparkimist, mida ma olin vist 1 korra teinud. Ma ei tea, kas ma üldse seda olin kunagi teinud, ma ei tea, ühesõnaga. Ja siis ma seal jukerdasin, ma sain selle tehtud, aga kuna ma läksin nina ees sinna sisse, mis ma nagu, kui ma juba sõitsin sinna nina ees, ma sain aru, et ma lähenesin sellele asjale valesti ja mul läkski põhimõtteliselt niimoodi, et mul läks 3 minutit üle selle aja ja siis ta ütles mulle, et tegelikult nüüd on nagu programm pani ennast ise kinni ja nüüd on läbi nagu. Ja siis ühesõnaga juba eelmine kord läks väga õnnetult. Aga seekord ma siis mõtlesin, et okei, ma võtan endale Paidesse kõigepealt sõiduõpetaja, et sõidame selle linna läbi. Ja siis ma teen eksami ja ma helistasin reaalselt, ma vist 2 päeva helistasin seal autokoole läbi ja kõik ütlesid mulle ära. Kõik ütlesid, et kas on puhkused või ei ole nii kiirelt saada aega, sest mul läks ülikiireks. Mul oli niimoodi, et eelmisel nädalal ma tegin siis jätkuõpet ja siis kuna kui ma tegin Jõhvis eksami ära, siis ta ütles mulle, et ma pean tegema jätkuõppe, on ju. Nii, ja siis mul oli ka see, et ma oma selle õpetaja, kes mulle seda jätkuõpet tegi, siis ma ootasin tema järelt aega, vist mingi nädal aega, ehk siis nagu see 6. august tuli mul kogu aeg lähemale ja 6. augustil mul sai siis, või oleks saanud siis see teooria läbi, ehk siis ma oleks pidanud uuesti kõik alustama, on ju. Ja siis ma sain selle jätkuõppe tehtud ja mul oli reaalselt ainult nagu nädal aega, et saada eksam, või nagu, et teha eksam ära. Ja mul lihtsalt niimoodi joppas, et ma sain üldse aja ja ta andis mulle selle Paide ja siis ma helistasingi neid õpetajaid läbi ja kõik ütlesid mulle ära, et kas on puhkused, ei saa nii kiiresti, on ju. Ja siis lõpuks üks mees helistas mulle tagasi, ütles, et okei, ma teen teile erandi, et mul tegelikult on puhkus, aga ma tulen välja nagu. Ja ma nüüd praegu mõtlen, et ma oleks pidanud talle šokolaadi viima reaalselt. Nagu tänutäheks, et ta nagu nii armsalt mulle vastu tuli. Et see oli nagu nii tore ja oligi, et me sõitsime selle Paide läbi ja ütleme niimoodi, et nagu või kui ma niimoodi mõtlen, võib-olla seal oli tõesti natukene kergem kui Tallinnas, et Tallinnas on ülipalju neid igast nagu märke ja asju, on ju, aga minu meelest seal Paides olid nagu teed palju raskemad, selles mõttes, et seal olid ülikitsad tänavad, kus on niimoodi, et näiteks hästi palju oli selliseid tänavaid, kus on hästi kitsas tänav, niimoodi, et see on tegelikult 2-suunaline
aga see tänav tekitab sus sellise tunde, et esiteks ta on mega kitsas, et see nagu peaks olema nagu ühesuunaline, aga see on kahesuunaline ja see autod pargivad mõlemal pool on ju, ehk siis sa pead seal mingi manööverdama. Ja point oli veel see ka, et seal on nagu täpselt selline tunne, et ma tahaksin 30-ga sõita, aga tegelikult oli seal 50 ala. Ehk siis nagu sa võisid seal 50-ga sõita, aga see polnud võimalik lihtsalt. Et hästi palju nagu selliseid oli ja siis oli ka veel, neil oli see üks nagu keskmine ring, ma ei tea, kes on Paides käinud autokooli tegema. Ma ei tea, võib-olla teie jaoks oli see kõik fine, on ju, aga minu jaoks nagu see põhimingi ringtee on neil seal. Ja esimest korda, kui ma läksin sinna nagu sõitma, siis ma ei saanud sellest ringteest mitte midagi aru, ma olin mingi okei, kus see esimene välja sõitsin on üldse, need teekatte märgistused olid kuidagi nagu väga segaselt kuidagi märgistatud või kuidagi, ühesõnaga siis ring oli päris segane. Aga me tegime 2 korda selle läbi ja siis ma juba sain kõigest aru. Ehk siis, kui ma eksamil selle autoga juba sõitsin, siis ma olin mingi okei. Et see oli nagu super, et ma sain selle sõiduõpetaja selle ennem võetud ja läbi tehtud selle tee nii-öelda. Vot, ja siis ma sain juba tagasi sõita ise ja Kaspar ütles, et tal oli hirmus, sest ütles, et ta peab ise ka harjuma, et ta nüüd istub rohkem kõrval ja laseb mul sõita. Et eks auto sõitmine ongi harjutamise asi ja mul oligi see, et mul ei olnud mitte kellegiga harjutada ja alati, kui ma läksin neid eksameid tegema, ma pidin alati võtma neid sõiduõpetajaid. Ehk siis me eile nagu rääkisime Kaspariga, et palju mul seda raha on 3 aasta jooksul läinud selle autokooli ja nende sõitude peale. Ma nagu see on jõhker tegelikult sellepärast, et mul on 2 jätkuõpet tehtud, mis on siis juba 200 eurot on ja pluss autokool oli, ma arvan, mingi 500, pluss kõik need lisasõidutunnid. Teate? Aga see sai tehtud. Ja nagu mul on lihtsalt nii hea meel. Ma ei tea, jah, ühesõnaga, ma saan aru, et see on võib-olla mõndade inimeste jaoks nagu täiesti mingi tavaline asi, et mingi ma käin poes umbes. Aga minu jaoks on see väga eriline asi. Minu jaoks on see kuidagi nii nagu väga eriline. Ma tõin just Miia ja Kaspari lasteaeda. Me just ärkasime, magasime täiega sisse, kell 8.07 tavaliselt. Me oleme 8 kindlasti lasteaias. Ühesõnaga, nagu ma olen öelnud, siis mina olen Miiat lasteaeda toonud vist, ma ei tea, aasta jooksul vist maksimaalselt 4 korda, sest minu jaoks on see nii raske. Ja nüüd ma vaatasin täna, kuidas nad lähevad siit kõik. Nagu esiteks, kuidas Miia ja Kaspar lähevad siit. Miia oli muidugi hullult segaduses, et miks emme nagu autos on või nagu ta vaatas seis näoga, et mis ta ju. Aga nagu üldse, et vaadata, kuidas lapsed siit lasteaeda lähevad, see on nagu nii nunnu lihtsalt kuidagi. Ma ei tea. Ma mõtlesin, ma näitan teile ka, ma tellisin Miiale riideid lasteaiaks, sest et ma vist teile ei näidanud, aga ma saatsin sõbrannadele, neid videosi, et vaadake, kui korda ma laste kapi tegin. Ühesõnaga, ja siis ma sain aru, et Miial ei ole väga üldse mingisuguseid lasteaia riideid. Ja ma sain aru, et Zalandos olid väga paljudel nendel Nexti asjadel ja oi, need tunduvad nii pikad. Ühesõnaga, paljudel asjadel oli allahindlus.
nii et ma tellisin neid multipakke talle, aga need püksid tunduvad küll nagu väga pikad. Ei usu või? Tunduvad küll. Saabki mokitada põraniku sama. Ja, no nüüd on 110. Tal on nagu eelmised olid 104. Siis ma mõtlesin, ma võtan siis need, võtan 110. Ühesõnaga on sellised laiad püksid. Minu meelest need on nii mugavad. Neid on siin 1, 2, 3, 4, 5 tükki ja see vist maksis äkki 30 eurot või? Ühesõnaga igast erinevas värvis. Ja siis võtsin ka tavalised retuusid. Minu meelest olidki kõik asjad olid minu meelest 30 euri, kõik pakid nagu. Oi kui mõnusad pehmed. Kas ma need võtsin ka 110 või? Need on nüüd Friboo omad, aga need on ka 110, aga need tunduvad nagu lühemad. Ühesõnaga. Aga las nad siis olla nii hea materjal. Oh, kui pehmed. Ühesõnaga mustad, hallid ja beežid, sellised. Ühesõnaga väga mõnusad pehmed. Ja siis võtsin pluusasi. Täiesti tavalisi pikkade varukatega, sest sügis on ikkagi tulekul, ega siin nalja pole. Teised asjad ongi ainult need kitsad retuusid olid mitte Nexti omad. Ja siis ongi sellised, need on ka 110. No need tunduvad nagu väga okei suurusega. On siis selline sinine, valge, roosa, hall, sinine, triibuline ja kollane. Sellised nii pehmed ja mõnusad. Väga nice. Nüüd saab Miia minna rahus südamega jälle lasteaeda sügisel. Juhhei. Ja sandaalid võtsin ju ka. Sandaalid võtsin talle. Oi kui kerged. Vau, mis nagu reaalselt, kui siin seda silti ei oleks, ma mõtleks, et need on mingi temu, mingi 2 eurot. Harvad või? Sest see materjal on nagu... No mõni ikka ei ole küll. Ei ole. Kui sa saad 3 paari pükse, saad 5 euroga, no need materjalid olid super, aga need, see on nagu, ma saan aru, et no made in China jah, aga tegelikult ka või? Mingi 26 euri. Jaa. No kallid meil, ma just mõtlesin, et ma võtan odavad seekord, et meil olid need teised sandaalid, mis me talle lasteaeda oleme ostnud, alates 50. 36 olid viimased. Need viimased olid 36, jah. Need geoksid. Ja no kroksidega ta ei käi sees ju, vaata. Ei, tal on sisekroksid ka. Tal on praegu on jah, kroksid on sees. Ta on need ei kasuta. Võtab ise vist ära. No ma mõtlesingi, et... Okei, ühesõnaga. Ma saan aru, et see point vist ongi see, et nad oleks lapsel hästi kerged jalas, aga reaalselt see nagu... See tundub nii cheap. Kuigi 26 euri jalanõude kohta vist ongi, aga nagu see on reaalselt nagu... Ja siit on mingid liimijäljed veel. Ma arvan, et minu temu jalanõud on ka nagu kuidagi korralikumad. Okei. Nojah, vaatab kaua need kestavad siis. Ja siis ma võtsin beebile tuidukaid. Sest et ma avastasin, ma arvasin, et mul on beebile mingi hullult palju riideid, aga ma sain aru, et tal pole üldse tudukaid, nagu tal ongi vist mingi 2 paari tudukat ainult. Ja siis ma võtsin talle ka sellise väga nagu selles mõttes basic. Ja ma vaatasin, mul ei polnud mitte ühtegi 56 suurust tudukat. Ehk siis see peaks, need nüüd peaks olema 56 on ju.
Jep. Need nüüd peaks olema 56 ja need on nende otstega, on ju. Ma olen nüüd nii palju targem. Eelmine kord ma täiega hüüdsin puudust, et need sipuka tuleks nendega, sest et kes see viitsib nende sokkidega mässata, on ju. Ja nüüd ma võtsin siis sellised ja ilmselgelt mitte need, mis käivad üle pea, on ju. Ma mäletan, kuidas ma eelmine kord mässasin, vaid ikkagist need lukuga kõik, on ju. Ja siis kätud peaks ka saama ja kätud saab ka peale keerata. Kui armsad. Väätte. Keda ma neile keegi? Sulle ostsin. Sulle tudumiseks. Ta ei maga. Nad isegi ei maga, miks neid riideid vaja on. Mehed. Okei. Ühesõnaga. Nii on. Kas ma näitan teile ka? Ühesõnaga on selline valge. Kas ma teen praegu äkki need lahti siis kohe või? Ma ei hakka. Siis on selline pruun. Siis on selline sinine. Siin vist neid värve väga hästi näha pole, aga see on selline nagu hele sinine. Ja need on sellised nagu hele pruunid. Triibuline. Ja siis ongi kogu lugu. 4 tükki. 4 tükki pakis. Ja selline oligi haul. Ma pole minu vist väga-väga ammu haul teinud ka. Ma polegi mitte midagi tellinud reaalselt. Ma ei mäleta, millal ma viimati nagu tellisin midagi. Nii et ja nüüd mul peaks tulema 1 pakk veel. Ja siis mul peaks tulema küpsised. Don't ask. Ma tellisin pakiga küpsiseid endale. Ma ei mäleta nüüd selle, mingid eestlased teevad mingid ülilahedaid küpsiseid. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga ma nii ootan neid proovida. 3 küpsist maksis 17 €. Need peavad olema head. Miia, ära joonista näpu peale, palun. Ja sa tead, et sa ei tohi. Ära joonista sinna peale, see ei ole hea. Jah. Kinni. Ema aitab kinni. Emme aitab kinni või? Jah. Emme hoiab, sa paned siis. Said või? No läheb. Nõks peab tuleb. Terviseks. Oota nüüd. Ta peab olema nagu mingis kindlas asendis. Näed, palun. Ja sul on nüüd näpud ja mustad. Nüüd tuleb käed ära pesta. Oi. Sinine. Sinine ka. Oi. Anna see. Näed. Ongi. Kallis kiisu ja ära pane nagu vastu. Ja vastu. Aia. Meil on täna reede. Kätte on jõudnud reede. See on Miia või? Jaa. Ütle tšau, sõbrad. Sõbrad. Tšau, sõbrad. Sõbrad. Rebane, tule näita oma rebast. Meil on reede ja meil on Miia lasteaia vaba päev. Fennek on sul seal diivani peal. Fennek on. Meil on täna huvitav õhtu. Nimelt meil on täna 50 Cendi kontsert. Vot, täna ongi. Ja Juss ja Kertu tulevad Tartust. Nii et saame chillida, grillida. See vend seal läheb Masja juurde ehk siis vanaema juurde. Meil on vanaemad millegipärast Masjad. Tema ise pani, ma ei tea, Masja juurde lähme täna ja Masjale külla. Autoga läheme ja.
issiga koos. Issiga koos. Miia ka, tuleb ka. Miia tuleb ka. Asjad ka. Kes see? Asjad. Asjad paneme kotti ka ja asjad paneme kokku. Selle paneme kükki. Mida? Appo jalga ka. Papud jalga ka, jaa. Aga mitte praegu. Me peame ootama, issi tuleb töölt koju siis. Siin, vaata. Ja sinu kruksid. Teine on. Kus teine on? Siin. Ühesõnaga, issi läks meil tööle. Mingi kakapluuse jälle. Issi läks meil tööle. Me ootame issit töölt. Kell on praegu ongi 10:16. Ja siis, kui issi tuleb töölt, siis me liigume Viimsisse ja siis lähemegi. Vau, kui suur TPD auto. Suur auto. Suur auto on ja väga suur auto oli. Emme ka vaatas, et vau. Ühesõnaga. Nii suur auto on ja. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Ma olen praegu teel Valga rongi peale, sest et ma sõidan nüüd Peipsi äärde Anellemaa koju ja siis ühesõnaga mul on täna täielik seiklus. Kott on võib-olla natuke liiga raske, aga ma kohe jõuan rongi. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Just down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment, in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In this soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash my wings and fly. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration. Need Nexti püksid, mis ma arvasin, et Miiale on nagu väga pikad. On nagu täpselt parajad, mis on nagu nii tore. Nädalavahetus oli nii mõnus. See oli lihtsalt, see peab saama traditsiooniks. Muud moodi ma ei ole nõus lihtsalt. See oli nii mõnus. Esiteks Anelle suvekodu oli nii mõnus, nagu kus ma käisin üldse. Ja see, et see lihtsalt vedelesime basseinis. Päike paistis, muss käis, lihtsalt nagu mitte ühtegi muret polnud. Hingel, südamel, mõtteis, lihtsalt olid, mõtlesid, mis on elu. Täpselt sellised vaibid olidki ja lihtsalt nii tore oli. Me mängisime mänge, tegime süüa, tantsisime vanade Eikoni laulude järgi, mis on täiesti lapsepõlv on ju. Ühesõnaga, jah, see oli midagi imelist ja maagilist ja mul oli nii hea meel, et ma läksin ja et ma üldse kutsutud olin selles mõttes, et mul sellised lahedad sõbrannad on, mida pekki.
ühesõnaga jah, see oli nii mõnus ja ma tunnen, et mul oli täiega kuidagi vaja seda. Ja et meil need ilmadega vedas niimoodi, vau! Me vaatasime ülipikalt, et tegelikult näitas täpselt nendeks päevadeks vihma terve päev. Ehk siis nagu muidugi oleks olnud ka tore, absoluutselt. Kui on ikka suvi ja päike paistab, siis me kõik teame, et see on midagi muud. Täna on 10. august juba ja kell on 8:30 ja kell on 8:30 ja ma viisin just Miia lasteaeda. Jah, te kuulsite õigesti, ma viisin. Ja tänane hommik Kaspar läks selle autoga parandusse. Ma ei tea, kas rehvis on mingi auk või midagi selle rehviga igatahes oli. Ja siis täna oli nüüd see hommik, kus Miia otsustas, et ta ei kõnni ise. Ta ei liigu ise edasi, ta ei kõnni ja tema tahab, et mina teda tassin. Ja ma olen nii läbi, sest ma tassisingi teda põhimõtteliselt terve tee lasteaeda. Ja see väsitas mu nii ära, et ma läheks lihtsalt lamaks terve päeva. Aga see ei ole see, mida me täna teeme. Ühesõnaga ma võtsin oma pakid. Võtsin oma pakid ja ma mõtlesin, ma näitan teile ka. Ma tellisin beebile sellisest kohast nagu ema ja laps. Minu meelest siin peaks olema ilalapid, lutid ja veel üks tekikene. Ma tellisin muidu Luulust, tellisin ikka oma lemmik, Miial on olnud kõik luulutekid. Tellisin juba beebile muidu teki ka sinise, aga ma mõtlesin, et tal võiks olla rohkem kui üks tekk. Et ma mäletan, neid tekke läks vaja ikka igal pool ja need ilalappe ka. Nägite, lutikesed, sellised. Eks ole näha, millised talle meeldivad on ju, eks see hakkab katsetamise asi olema. Ja millal neid üldse vaja läheb, et Miiaga ta oli vist 2-kuune, kui ta sai esimest korda lutti ja ja talle just meeldisid need ümmargused. Nii et ma mõtlesin, ma võtan siis beebile ka sellised. Nii lahe on see, et luttidel on, eriti nendel piipsidel on tulnud igasuguseid nii lahedaid värve. Miiaga neil ei olnud selliseid disaine. Nii et jälle täiega mingi avastamise rõõm. Sellist asja on siin. Siis need on ilalapid. Täpselt selline ja selline 2 tükki. 3 tükki peaks olema siin sees. Siin tundub nagu oleks 2 tükki sees. Teeme lahti kohe, vaatame. Ei on ikka. Okei. Need on sellised ja siis on selline 3 tükki. Väga mõnusad pehmed. Miiaga mul olid samasugused põhimõtteliselt ainult roosat värvi. Ja mis ma kõik muidugi jõudsin ära jagada on ja see on ka Jolleni oma. Jollein. Ühesõnaga. See tekk on natuke paksem lihtsalt. Peaks olema vähemalt. Ja täpselt seda ma mõtlesin, et kui on vajadust, siis selle ma viskangi lihtsalt sinna beebikotti, et kui meil on minek kuhugi beebiga, siis see on tal alati olemas seal vankris siis. Vot. Või seal kotis tähendab. Vot sellised olid beebipakid või beebipakikene. Lutid, ilalapid, tekid, särgid, värgid. Hakkab ikka beebindus. Hakkab see beebindus pihta kõik jälle, ei ole siin midagi teha. Ja siis endale ma tellisin jagast. Selle raseda dressid.
ma olen väga excited. Oh my god, jaa. Täpselt. Okei, nad on nii pikad. Ma unustasin ära, et ma olen ju nii lühike. Nad on nii pikad. Aga mis siis? Ega vahet ei ole selles mõttes. Nad on need alt, nagu laiad ka, ehk siis ma ei saaks neid üles ka keerata, aga samas vaata siia maani nagu, et see läheb kõhu alla. Eks ma pean proovima, aga natukene on nad pikad, aga ma arvan, et kodus nad üldse ei häiri. Et kui ma õue läheks nendega, siis võib-olla nad käivad vastu maad, aga samas kui nad kodus käivad vastu maad, siis ei ole üldse hullu. Ma ise mõtlesin muidu, et ma võtaks need ka kaasa, kui ma lähen sünnitama või nagu, et ma lähekski nendega sünnitama nii-öelda sinna haiglasse, paneks need haiglasse selga. Aga selles mõttes ma saan neid kodus ka igal pool kanda, nii et amazing! Vot, selline oli küll järjekordne minihaul või nagu ühe video jooksul 2 hauli, kes me oleme, kus me tuleme, tere. Ühesõnaga, kuidagi juhtus nii. Ja küpsised, ma rääkisin küpsistest, ma ootan siiamaani oma küpsiseid, ma olin neid ma ootasin nagu kõige rohkem. Aga põhimõtteliselt, ma ei tea, kas ma juba 2 nädalat tagasi või 3 nädalat tagasi, millalgi. Ühesõnaga, jõle pikalt on aega möödas, kui ma need tellisin ja ma juba mõtlesin, mis asja, et kus mu küpsised on. Et ma tahan neid küpsiseid väga, aga siis ma nägin nende lehelt, tegin natukene researchi, et nad panevad nüüd pakki alles 30. august, nii et ma pean neid veel ootama natukest aega. Ühesõnaga, nüüd ma lähen käin pesus, sest et tunni aja pärast ma lähen rongile, et minna Balti jaama, et Balti jaamast hüpata uuele rongile ja sõita Sauele, mille üle ma olen ka nii elevil. Ma olen Anne-Liisile külla täna. Ma näen nende uut kodu esimest korda. Ma olen iga nädal proovin sinna minna. Iga nädal on midagi juhtunud või midagi olnud või midagi, kui kas ma olen nagu ei ole saanud minna ühesõnaga. Aga tänaseks ma siinkohal võtan oma vlogi otsad kokku. Ma loodan, et sulle meeldis. Olge tublid, olge hoitud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!